Härra Volli, milline peab olema üks muusikalilaulja? Muusikalilaulja peab olema nagu Uno Loop, selge häälega, kristallselge, kauni, puhta häälega ja sellise vibraatoga, nagu oli Vello Urumetsal. Oi, ma mäletan 80-ndaid, istusime seal regatibaaris, seal oli seal see veel üks Genka. Lauljad nimetavad seda keikaks. Keika, jah, muidukist. No ja kus ta siis alles küttis ja teate vibraatoks tal oli oma nipp. No kui ta laulis, siis ta ju ikka laulis niimoodi. Rannabiiga, kuule mind ja pane Eesti tähele. Selleks oli tal oma nipp. Ta pani endale ühte kohta, ühte salajasse kohta töötava, mis on see, mikseri pani tööle ja kus see vibraato alles tuli. Ega tänapäeval kasutatakse seda ka. Kuulake neid muusikalilaule. Mul laps ühte laskis see Sofia Oksaneni muusikal. Seal oli ju see karretütar Ketter. See Ketter orav kasutab sama nippi. Ega siukest vibraatot normaalne inimene niisama ei tee. Milline siis veel peaks olema? Tark peaks olema. Tead, lollemine kohe ei salli. Kui on ikka laul antud, siis tuleb ära laulda ka. Ükskord oli, et Voites Margarital oli siuke seede äire, et anna kannatust. Siis keset etendust loomulikult. Ja siis koorivanem ju tuli minu juurde, ütles, et Volli, kas sa saaksid ära teha. Mis mul muud üle jäi? Kus ma siis tõmbasin selle öökuninganna haaria käima, kogu saal oli püsti. Nad hakkasid küll keset laulu ära minema koju, aga see ei ole ju oluline. Ärge seda siia intervjuusse jätke, monteerige välja. Jah, kindlasti ei jäta. Mis on ühe muusikalilaulja kõige suuremad probleemid? Et mida muusikalilauljad valesti teevad? Aga mida nad valesti ei tee? Aga kõigil ei ole ka nii palju antud nagu minule. Kõige suurem probleem, millega minu juurde tullakse, on ikkagi see, et nad ei saa laulu sõnumist aru. Laulu sõnumist aru saamine on kõige olulisem. Tuli üks päev see, mis ta oli Listra tütar, Liivi Listra tütar, Maria Listra tuli, ütles, onu Volli, palun aita. Tead, igal pool, kuhu mind kutsutakse, mine peal laulma. Mäe kõrval eelastis, karjus, jala, juhu. Ja siis ta ütles, et ega muidu ta saab kõigest väga hästi aru, aga tema ei saa aru, mida see jala, juhu tähendab. Siis ma selgitasin talle, see on ju tegelikult vannas saksa keeles. Tähendab, et lõpetage mu piinad. Niimoodist, et mäe kõrval eelab üks kitsekarjus, lõpetage mu piinad. See on ju vana natside laul tegelikult. Ja selle lauluga on teada, et vaenlane magab. Tegelikult on see üks väga kurb ja traagiline laul. Mina ei teagi üldse, miks seda propageeritakse lõbusa lauluna. Härra Volli, kes on teie lemmikud muusikaliartistid? Nii Eestist kui välismaalt. Kes see? Muusikaliartistid, lemmikud. Niisugune kapitalistlik küsimus, väga mulle ei meeldi, aga eks kui te küsite, siis ma vastan. Välismaal oli see hästi tuntud seal teatris, see Butterbrodi, see Broadway loppis. See Idina. Täitsa lõpp on loll nimi, ma ütlen. Idina. Mõtle, oleks tal veel hiinlasest abikasa, kes ta oleks. Idina hoi on ju. Vabandust muidugist, aga vot see Idina oli täitsa tore tots. Aga Eestist oli mul üks õpilane, mitte kõige andekam. Mis ta oli see Vilkats.
see Esteri tütar. Velkatsiga oli ju siuke lugu, et Ester lihtsalt naksis mulle väga hästi. Ütles, et ole Volli, tee minu tütrest muusikalilaulja. Ma ütlesin, et see ei kõlba kuhugi, ma ei hakka isegi proovima. Oli siuke, kuidas oleks ilus öelda, õudne, horror oli. Valis ka laulu muidugi, mu päevi täitis unelm hea seal Les Mineraallespialistest. Eks ta ju proovis ka ja oli tubli ka, väga kõvasti harjutas, aga mida sa seal harjutad, kui sul ikka ei ole antud, siis ei ole antud. Rütmitunnetus, sul ei ole nooti, sa ei laule, mida ma teen suga. Kohe tuleb, Sandarist Kaire. Sa pead näitama rahvale, et sa kannatad, see on ju kannatuste laul. Mu päevi täitis unelm hea ja armuvandest päev lõi valgeks. Loll oled või? Pane sinna alla, pane sukest jõudu. Rakilad ka siis rahvale see meeldib. Päevi täitis unelm. Tahad Eurovisioonile, siis teeme veel. Tahan küll. Ma toksin siit noodist läheb see. Siit noodist, Kaire. Kärgib pikne. Ta Õudne. Niimoodi käib see laul kohalt. nii ilus. Ja siis minul tuligi mõte. Nii, tegin erapraksise ja hakkasin tootma selliseid kiipe. Volli Voice on nimi. Jah, selle mina opereerin lauljale kõrri ja oi, kus siis hakkab tulema. Mis ma niisama ikka lubadusi annan, et parem näidake seda, me ju tegime dokumentaali siis ju ka veel Vilkatsiga. Näitab, pange käimasse, saab ja. Ja ühe pildi tegime ka Kairega. Tulemus oli väga hea. Ja nüüd esineb teile muusikalilaulja Kaire Vilkats. Mis sa passid hakka laulma? Aeg-ajalt viidastub mul veel, et tuleb ta ja jääb mu juurde. Ei suuda leppida mu meel, et unelm hukkus tormituules. Mu päevi täitis unelm hea, et elu väärt on väga vaeva, lõi põrgud kokku üle pea. Nüüd taeva nimel seda näan. Väike tarkuse teraga. Ega perse pole laulu